Tere päevast, minu nimi on Jüss Haasma ja me oleme kogunenud täna siia Valgamaale, Patküla Talinisu põllu äärde ja kindlasti mitte selleks, et tähistada siin hea sõbraga künnipäeva. No künnipäev oli nagu karjalaskepäevgi, ennetava maagiapäev, mil mitmesuguste maagiliste toimingutega püüti tagada head saaki. No üks selline töö oli sõnnikukoorma viimine põllule ja põllutööriistade korrastamine. Täna meil on siin hoopis teised jutud. Minu kõrval on hea sõber, põllumees Kalle. Tere, Kalle! No tere! No Kalle, räägi nüüd natukene, alustame sinust, et kuidas sina oled jõudnud põllumajanduseni, põlluni ja selle valdkonna juurde? Ma arvan, et oli aasta 1993, kui toimus suur erastamine. Siis kadusid ära sovhoosid ja kolhoosid. Ja minul õnnestus erastada remonditöökoda. Algul oli plaan teha mingisugune masinaühistu taoline asi ja sõnaga, et aidata talunikel põllutöid teha ja kuna kaasavaraks tuli ka palju tehnikat sõnaga, siis mõtlesimegi sellist asja. Aga hiljem mõtlesime ja vaatasime, et kõik kasvatavad vilja, et proovime seda vilja natuke kasvatada sõnaga ja panimegi esimese põllukese teravilja maha. Ja nii see asi alguse sai. Ja kuhu te tänaseks siis nagu arenenud või kasvanud on? Tänaseks on meil 600 hektarit haritavat maad. Kasvatame ainult teravilja sõnaga, ühtegi looma meil ei ole. Ja selle töö teeme ära sõnaga oma perega, et mul firmas töötab poeg ja siis ka naise vend veel. Peale selle naine teeb veel raamatupidamisega ära, nii et 100% perefirma sõnaga. Kes sul peres veel kasvavad? Peres kasvab mitu last. Nii, mitu. Üks poegadest töötab minu juures, üks poegadest juhib kõrvalfirmat. Tütar õpib keskkooli 11. klassis, lõpetas see kevad selle. Ja tütar tegeleb mul ratsaspordiga ja ostsime ka talle oma hobuse. Aha. Et käime iga nädal 4 korda Tartus ja suvel võistlustel ja nii see eluke veerleb. Kuhu ta on selle spordialaga tänaseks hetkeks jõudnud ja millised ta, ütleme, sellised tuleviku ootused, lootused selle spordialaga on? Käime võistlustel, see võistlustel käimine ongi nagu pere üritus, et sõidad talli, võtad hobuse, laed haagisele peale sõnaga ja teeme oma võistlused ära. Jälle hobune haagise peale ja talli tagasi. Ja tulemusi on olnud ka. Nii mõnelgi võistlusel on mõne rosetikese hobuse külge saanud. Ja mis hobuse nimi on? Hobuse nimi on meil Pinacolada. Pinacolada, kus see nimi on tulnud? Noorest pärast pandud. No mis on sellised, ütleme, kui isa vaatab tütart ratsaspordis, mis on tema siiamaani sellised suurimad saavutused olnud? Tütar on tegelenud ratsaspordiga juba 7 aastat, oleme me seda valu ja vätti näinud sõnaga ja et päris jah, tipptasemel ta ei võistle veel, aga ta ikka pürgib sinna poole. Kus ta selle pisiku, kellel ta selle saanud on? No ise ma ka nooruspõlves 4-5 aastat tegelesin ratsaspordiga sõnaga ja eks väike minu näpunäide põhimõtteliselt ja omal tal ka suur huvi loomade vastu, nii et siin 4-5 aastat tagasi sai ta hobune ostetud sõnaga ja sellega nüüd ta tegeleb siin põhimõtteliselt. Ma saan aru, et peale hobuse, kelle nimi on Pinacolada, elab majapidamises veel loomi, jah? Meil on väga palju lemmikloomi ja sõnaga on kanad, kitsed, koerad, kassid ja terve elu pöörlebki meil nende ümber sõnaga. No räägi, Kalle, veel suvest. Räägi, mis edasi on plaanis külastada ka mõnda teatrietendust. Nüüd, kui piirangud on vabad, mis sinu niisugused vaba ajaveetmisvormid on või hobid? Suvi on ikka põllu peal põhiliselt. Vaatad seda viljapõldu ja oled teed ja proovid puhata Eestis. Aga väga meeldib ka reisida sõnaga, et tihti peale koristust võtadki seljakoti selga ja sõidad kuhugi piirida. Et vaatad vaatamisväärsusi, puhkad mere ääres, päevitad teed, pikendad lihtsalt suve. Mis siis see suvi, ütleme veel sellised,
tead juba ette, et tuleb mingi suur sündmus või mingi põllutöö, mis on kindlasti vaja ära teha või mis see suvi veel niisugune ees ootab põnevalt? Koristus on tulemas. Näed, siin 6 aja pärast oled juba kombainiga põllul ja ega siin ei saagi midagi enam ette võtta. Praegu viimane lihv veel koristuseks ja läheb lahti. Ongi jälle aasta läbi, kevadel külvad, kohe varsti lõikad, ühesõnaga nii need aastad lähevad. Aga tütrel ja tema ratsaspordis, mis see suvi veel põnevat ees toimub? Proovime käia veel võistlustel nii palju, kui saab. Et ega siin muud midagi. No vot, sellise põhjapaneva lausega, ega siin muud midagi, me võtamegi selle vahva ja toreda jutu ajamise kokku. Aitäh sulle, Kalle! Meie soovime teile mõnusat suve jätkusid Valgamaalt. Olge ikka terved ja nautige suve! Tšau!